Largo muhe lansseerimine, esitaja kontuur Leo Burnett ja Urmas Vilman, daamid ja härrad. Tere, mina olen Vilman Urmas ja ma olen kontuuri loovjuht ja mina siis selle oma kliendi pisikese pooleliitrise mahlaga siis üritan siis järgnega suurtele brändile nagu Swedbank ja Elron ja siin saalis on esinenud ka Rammstein ja Ozzy Osbourne ja proovin nüüd siis, tegelikult ma ei tulnud seal midagi võitma, et kedagi alistama, et ma loodan, et teil on lõbus saab olema ja kui igaüks teist ühe asja minu jutust saab kõrva taha panna, et kuidas kontuur mõtleb ja tegutseb, siis ma loodan, et see on hästi läinud. Ja ülesanne siis Largo poolt oli selline, et Largo tahtis turule tulla loodussõbraliku, tervisliku, kodumaise mahlaga. Aga seal sees oli väga suur probleem. Ta tahtis, et see mahl oleks ja see tootmine oleks olemasoleva tootmise baasil, olemasoleva paki baasil ja tehnoloogiliselt mitte mingeid muudatusi, pakendimuudatusi ka, välja arvatud see pakend ise. Ja probleem on selles, et suurtel mahlatootjatel on miinimumkogus, miinimumtootmiskogus. Ja ma ei tea, tõenäoliselt mõni teab teist, et mahlapakkidel on parim enne puupäev, nii nagu toiduainetel. See tähendab seda, et mahlapaks ei saa laos, kui ta 12 kuu jooksul mahlapakki ei saa, siis ta prügimäele. See tähendab seda, me teeme õilsat toodet, puhast toodet, aga samas suurendame reostust. Ja see reostus on veel seda suurem, et kui me tahame toota 3 maitset, siis see reostus suureneb 3 korda, kui me tahame toota Eesti, Läti, Leedu turule, siis see reostus suureneb 3 kuubis. Lahendus ise oli selles tootes endas. Et me tootsime täiesti valged pakid. See on sama puhtad, nagu see mahl seal sees. Ja see ongi siis pakend, mis vähendab reostust ja see tehnoloogia on siis Largo enda poolt välja mõeldud ja meie koos välja töötatud, kuidas siis need sildid sinna tekivad. Et vastavalt sellele, kas Läti turul läheb lätikeelne silt, Eesti turul eestikeelne silt ja siis sellise tehnoloogia abil siis see reostus, tõenäoline reostus vähenes 55%. Ilma selle tehnoloogiata ei oleks seda mahla üldse sündinud, see mahl ei oleks saanud elujõudu. Nii et põhimõtteliselt see õilis punkt selle mahla juures oli siis täidetud, see oli nagu esimene asi. Nüüd, kui kampaania juurde minna, siis kampaania oli väga ambitsioonikas, meil oli kindel rahasumma, selle 20 000 eest pidi saama tehtud kõik, kaasa arvatud meedia. Ja seega ei jäänud midagi muud üle, kui me pidime mõtlema välja midagi sellist, mis oleks tasuta, ehk kasutada tasuta meediat, me läksime YouTube'i peale. Ja me teadsime, et muhe ei saa kunagi selliseks müügihitiks nagu Largo muud mahlad, seetõttu oli oluline, et muhe mahla maine laieneks kogu Largo brändile. Kas see tegelikult juhtub ja mis mahus, meil polnud halli aimugi. Ja enne kui me üldse hinnangut peaks andma sellele kampaaniale, siis see toodi turul nullist, oli juba maikuust, kampaania algas oktoobris. See on nišitoode, sest muhe on üle 5 korda kallima liitri hinna kui tavamahl ja kui kellelgi tundub, et see eesmärk meil müüa 20 000 või 10 000 on suur, on väike, siis korrutage see 5-ga. 79 senti maksab poes mahlajook, see mahl maksab 5 eurot liiter. Ja kogu see mõte ongi ainult Largo imaga tugevdamine. Muidugi, kui ma seda rääkisin oma kliendile, siis ütlesid, ei, ikka tegelikult natuke see mahlaga teenib ka. Ja milles see suur idee siis selles oli? See oli selles, et vaadake, värskelt pressitud mahladel on omadus, ta sadestub, et mahla põhja tekib sade ja peale jääb selline läbipaistev kiht. Aga kuna Largo pakk on läbipaistmatu, siis inimene seda ei näe. See oli eluliselt tähtis, et tarbijad raputaksid seda mahla enne, muidu nauding selle mahla tarbimist, mis on nagu hea maitse vitamiinipomm, oleks täiesti rikutud. Ja siis, kui meil on see teema on kaetud, et kuidas siis seda mahla meelitada siis inimesi ostma ja vaatama seda reklaami, see oli teine punkt. Ja kuna me teadsime, et me saame ainult YouTube'iga seda teha, siis mis meile tundub, et YouTube'is nagu kõige rohkem vaadatakse? No loomulikult õnnetused on need, mis inimesed vaatavad tõenäoliselt tittasid vaadatakse väga palju, me näeme seal kassi videosid tohutul kombel, aga rohkem kui tited, kassid ja õnnetused
töötab tants. Et tants on konkurentsitult kõige rohkem vaadatud, numbrid on miljardites, mitte miljonites, eks, asi. Ja Gangnam Style oli see esimene, kes siis sai miljardi numbri täis ja me olime kindlad, et see peab olema tants. Ja siis me leidsime ühe Eesti tantsugeeniuse väikese, kes elab Häädemeestel, ja andsime talle võimaluse tantsida 70 kohas üle Eesti. Miks üle Eesti? Sellepärast, et rõhutada Largo Muhe sellist Eesti kodumaisust ja kodumaist toorainet. Sellega tuli meil kohe majja probleem 2. Me alguses mõtlesime, et me saame selle lahendada nii, et anname muusika Jesperile, Jesper tantsib ja kordab seda tantsu 70 korda. Jesperil oli umbes peale 3. korda oli igav ja ta hakkas freestylima. See tähendab seda, et iga kord ta tantsi erinevalt. See oli peavalu pärast montaažis, see andis 10 000 võimalust seda tantsu erinevalt kokku kleepida. Pärast takkajärgi võib öelda, et see oli päris lahe, kuna see asi nägi palju värskem välja, kui tegelikult oleks oodanud. Meediastrateegias oli nagu öeldud, kõige tähtsam asi, et me saaks selle video viraalselt käima, et ta hakkaks liikuma. See oli dramaatiliselt oluline, et ta leviks. Ja ta levis väga hästi. Et need numbrid, mis sealt tulid, olid müstilised. Nädala ajaga saavutas video 100 000 vaatamist. Praegu just vaatasin, on 200 000 täis, paar päeva tagasi. Ja see kampaania kajastati kõikides suuremates väljaannetes ja isegi ETV-s, kes teadupärast ei näita reklaami. Klassikaline slaid. Ja alles nüüd, kui see oli tehtud, oli makstud meediakord. See on nüüd Largo teleklipp raha eest osutud. Raputa hästi, joo hästi. Uued värskelt pressitud mahlad Largolt. Kokkuvõte selle kampaanial. Numbrid olid väga suured. Novembris kasvas müük 559%. Largo muude toodete müügikasv, mis ei olnud see kampaania tooted, siis on muud mahlad ja kisellid, pluss 44. Tuntus spontaanne kasvas. Kampaania mõjus kogu brändile positiivselt. Ja klipp meeldis praktiliselt kõigile. Ja mis oli veel eriti tore, et see oli siis läbi aegade Largo kõige efektiivsem kampaania. Ja eraditult kõik proovivad, ostaksid veel seda mahla. Ja kui nüüd vaadata, miks see nagu võiks äge klipp olla. See ei olnud see klassikaline win-win kampaania, et see oli see win-win-win-win kampaania. Tarbijad said tervislikku mahla, ausa. Largo sai Muhe müüki kõigis kaubanduskettideks, lisaks Lätti ja Leetu. Muhe maine tõstis tavatoodete müüki ja vandus kogu Largo brändile. Andres Kõpper ehk Noe võitis aasta parima laulu tiitli muusikaauhinnadelt, kusjuures alguses oli see tema enda ametlik teleklipp, mis oli Iisraelis või Liibanonis filmitud. See oli tahaplaanil, alles siis, kui maailma vaatamisest tuli taha, läks see ette. Jesper sai oma esimese päris muusikavideo. Jesper, kus sa oled? Härrad ja prouad. Nüüd tuleb staar. From the rooftops, 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 turning all the lights out. Turning all the lights out, fool around like there's no one here. Suur tänu. Aitäh. Nii.
ja kas on žüriil küsimusi? Ma ei tea, mine. On, üks küsimus on. Küsimuse asemel tahaks lihtsalt kiita, et need viimased 69 sekundit sellest esitlusest olid seda väärt. Mõistan. Selge, suur tänu, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh sulle, Urmas!